Tervitus! Minu nimi on Sandra Daroi, aka Miss Sepsis, aka Miss Sunshine, uus nimi Miss Sunshine. Mul ei ole midagi varjata ja ma ikka tavaliselt kasutan kõigis oma töödes publishing enda õiget nime. Aga Miss Sepsis oli selle jaoks, et aidata inimesi ja mis oli hoiatuskampaania, mis algas aasta 2020. Ja mul on tunne, et mul peab uus nimi tekkima varsti, mis oleks Miss Kalmari veel, mis saab olema uus hoiatuskampaania. Nii et mul ei ole midagi varjata ja tere tulemast. Selle video tegemine jällegist on võtnud aega. Mul on väga palju vahepeal juhtunud ja et pressida neid kvaliteetseid, ma ikka siiski püüan neid etteasteid, ei ole kõige lihtsam tegevus tegelikult. Ja ma tavaliselt teen asju ka tunde järgi. Viimane video Markus Ansberg oli maikuus, mai lõpus, ma arvan. Ja see oli kaua aega tagasi. Aga täna ma sooviks jätkata sellel teemal. Ja tänane teema oleks Eesti kadunud lapsed. Eesti kadunud lapsed. Miks on see teema oluline? See teema on oluline sellepärast, et ma tegelen riigi karma teemadega. Ja minu üks esimesi etteasteid juhtus 2023, kus ma rääkisin Eesti olukorrast, mis oli veremaagia teemal. Ja see ongi minu teema, et rääkida Eestis toimuvast veremaagia rituaalidest, milles ei ole ainult kaasatud eliidi ja kõrgemad tegelased, vaid on kaasatud kahjuks kogu Eesti riigi rahvas. Ja minu arvates see on kurb, et ma pean sellest rääkima. Aga ma olen tunnetanud, et mingi muutus on hakanud toimuma paremuse poole. Ja miks? See on sellepärast, et me räägime nendel teemadel. Ma just käisin Jüri Arkma juures ja ma seletasin enda kolleegile, sõbrale, olgu ta õnnistatud tõsiselt. Eestis on väga häid inimesi, hingi ja seda me teemegi kogu seda asja sellepärast tõeliste inimeste jaoks, keda ma armastan. Ja see on oluline, et eristada tõelised hingetutest, millest ma olen rääkinud aktiivselt. Ja
magajatest. Et kui poleks ma rääkinud aasta 2023 nendes videodes ja paljastanud seda veremaagiat, et mis siis oleks nagu saanud, kes oleks üldse seda teemat tõstatanud? Karmilisest perspektiivist, mitte lihtsalt rahvastiku kahanemise perspektiivist, tervise pärast, vaid ikka karmilisest perspektiivist ja kui seda ei oleks juhtunud, toimunud sellist panustamist, siis ma arvan, et asjad oleks endised, ikkagi endised, et ikka mingi suur selline liikumine, laine, suund on hakanud toimuma ja mingi caviar plokk kurjusele on ette pandud, et natukene aega osta inimkonnale. Ja miks ma teen rohkem eesti keeles videosid, on just tänu sellele, et Eesti akupunktuuri koha pealt on ühel kõige tähtsamas asukohas olev riik. Ma teeksin inglise keeles neid videosid, aga mul millegipärast on circumstances, kuidas kõik on juhtunud, ma sattusin sinna Türi Arkmasse ja nii edasi, kuna Eestis on nii väikene rahvastik, mul on kiiremad tulemused võivad tulla Eestis, kuigi loomulikult tuleb ka keskenduda ülemaailmsele probleemile. Ja kuna ma olen ise eestlane, siis ma tunnen ennast puudutanuna, nagu mõni on öelnud. Kas sa tunned ennast puudutanuna, Sandra? Et lihtsalt asjaolud on niimoodi juhtunud, et ma olen nagu näinud, kui halb see olukord Eestis on. Ja kahjuks Eesti on üks kõige hullemaid tapamaja riike ja veremaagia riike, eriti kui näha, mis on meie sõna otseses mõttes nina alla topitud musta kuubi hooned. Et nagu loomulikult Inglismaal on ka asi hull, aga kui võtta Eesti rahvastiku arvu, asukohta, mõõtmeid, riigi mõõtmeid ja mis toimub, mis mastaabis see rituaal toimub, et siis kahjuks ma pean tõdema, et Eestis ei ole piisavalt inimesi, kes räägiks, kui halb see olukord on. Et mul on hea meel, et ma olen üks nendest inimestest ja ma vaevalt lõpetan, kui ma näen mingeid muutusi. Ma olen seda seletanud Markus Ansberg osa 1. Et minu karakter ongi lihtsalt selline ja see ongi minu selline elumissioon. Ja ma vaevalt annan alla kahjuks, nii et pole vaja vaeva näha, sest ma tegelen veel siin uue projektiga enda elus ja
kui ma hakkan sealt veel jõudu saama ja energiat tänu sellele uue projektile, siis ma arvan, et ma muutun isegi veelgi edasipürgivamaks ja agressiivsemaks. Ma tõesti loodan, et see sound on okei. See oli pikk sissejuhatus, ma vabandan. Aga räägime Markus Ansbergist ja mis seal juhtus. Ennem kui ma mängin ühe video, aasta 2023 jälitasid mind autod ja see oli tegelikult just enam Türi Arkmat. Jah, oligi. Ja auto sõitis räpina selle ristmiku juures ennem Räpina maanteele minnes Võrus, sõitis mulle peaaegu punane auto sisse külje pealt ringteel ja ma teadsin, et see oli gang stalking, mis toimus minu suunas peale Musta Kuubi videode rääkimist. Sest 30. juulil peale minu sünnipäeva linnast tulles oli teine intsident, kus kaks autot kell 1 hommikul piirasid mu ümberringi, aga räägime Võrust. See, mis juhtus, see mees nägi välja, et nagu ta nägi vabalt välja ukrainlase moodi välja, ta päris nagu tüüpiline eestlane ei näinud välja, ma ikka nagu teen vahet. Mitte, et siin slaavi inimesi süüdistada ainult kogu video, aga ma läksin siis politseijaama, sest seal oli ringtee ja see suhtumine, mis ma sain politseijaamas, see polnud aktsepteeritav. Mind tervitas naisterahvas ja ta nagu lihtsalt vaatas mulle otsa ja ta ütles, et mida sa tahad nagu. Ma ütlesin, et tõsine intsident oli ja kolmas auto oli ka ja seal oleks võinud ikka inimesed haiged, inimesed oleks võinud haiget saada, mitte ainult mina enda. Aga ei, neid ei huvitanud, kirjutasime loomulikult tüüpiline olukord, minult võeti rohkem infot kui kurjategija kohta, keda ma üritasin tegelikult peale seda intsidenti jälitada mööda, ma ei mäleta, mis tänav see oli seal. Linna poole sõites esimene ristmik, mis on seal Prisma ja selle Maxi Marketi, ei ole. Mul ei ole tänavanimed kõik peas Võrus, aga ma sõitsin selle autojuhile järele ja ta põgenes ära. Aga loomulikult võeti minult rohkem andmeid kui kurjategijalt ja minuga enam ühendust ei võetud. Aga see oli päris tõsine. See mees oli, ta naeris mulle näkku ka veel, tal oli veel aega, siis ma pidurdasin auto. Ja nii oligi, nii ma juba tean politsei suhtumist asjadesse, kuidas nad suhtuvad. Ja siin on näide, vaatame seda videot siin, 1 sekund. Vaatame siin seda, vaatame kogu selle video ära, sest siin tulevad paar punkti, mis on seotud kadunud lastega ja kuidas see arv on täiesti teadmata. See arv on täiesti teadmata, mitte keegi ei tea ja politsei uurija tunnistab seda ja ma sooviks seda ühendada siis kogu selle riigi karmaga ja mis toimub ja miks viimasel ajal on
miks viimasel ajal on kadunud lapsi ei ole, aga neid leitakse surnuna või tembeldatakse kogu asi suitsiidi enesetapu termini alla. Samuti ei ole Eestis inimest, kes ei oleks kuulnud seda lugu, kui 24. oktoobri öösel ja kodus kadunud 17-aastane noormees. Järgmisel päeval alustatakse tema otsingut. Esimesel ööl koguneb 200 vabatahtlikku. Otsingud jätkatakse ülejärgmisel päeval ja päev pärast ülejärgmisel päeval. Ja need otsingud on jätkatud kõige pikemalt meie praktikas. Me oleme otsinud praegust ise ka maastikul Võrus ja mingil hetkel muutus selles mõttes lihtsalt puust ette tegemiseks ja punaseks värvimiseks menetlusasutusele. Et kui me ei peaks otsima ühtegi last 5 kuud, homme saab Markuse vormisest 5 kuud. Ja kui Lume ära läheb, siis me peame jätkama neid maastikotsinguid, sellepärast, et menetlus ei ole olnud suuteline välja selgitama tema kadumise asjaolusid täna. Ei ole olnud suuteline välja selgitama, kas see võis olla õigemini, ta on tänaseks jõudnud sinna staadiumisse, kus väidetavalt ei esine seal kuriteole viitada asjaolusid, ometigi on eluliselt ebausutav, et kell 1:30 öösel 17-aastane noormees omal tahtel vahetada oma elukohta, kolib teise ringi, otsustab iseseisvalt lahkuda ja teha mitte ühtegi asja, mida ta on teinud varasemalt. Ta on iga õhtu suhelnud oma emaga, ta on käinud korralikult koolis, ta on käinud korralikult trennis, seda kõike mingil põhjusel ei ole see üldse oluline nagu selles menetluses, tema käitumisprofiil, millest ma praegu räägin. Ja täpselt samamoodi Markuse puhul endiselt on üleval küsimus, kellega ta puutus kokku peale seda, kui ta jääb korda 14 videokaamerasse, kes midagi teab sellest, kas ta sai mingi auto peale sealt või ta liikus kellegi koos mingil teisel viisil edasi kolmandasse punkti, mida me ei tea täna. Kuid nende maastikuotsingutega me oleme otsinud selle piirkonna läbi tehnikaga veekogu 2 korda. Me oleme filminud ära Tammula järve põhja, kus on meeter kuni meeter 80 mudakiht. Olemas mereuuringute meremõõdukeskus, kes meid selles aitas. Selleks, et öelda, et teda ei ole seal järves. Selleks, et Lume ära läheb, neid maastikuotsinguid jätkama seal. Aga samas oleks tegelikult väga oluline saada informatsiooni, mis võimaldaks siis algatada või mis võimaldaks tõenäoliselt tänase seaduse seisuga võimaldaks algatada siiski teistsuguse menetluse, et saaks teha kolmandate isikute kõneelistusi, kuulata inimesi üle, kaaluda sündmuskohti, isegi siis, kui sellest on 5 kuud möödas. Me ei saa jätta sellist olukorda, et need asjad jäävad lahendamata nagu 2000 aasta Katrin lugu. Meil ei peaks olema Eesti Vabariigis sellist situatsiooni, et meil 2016 jääb ka lahendamata kellegi lapse kadumise lugu. See ei ole lihtsalt normaalne. Ja annan sõna edasi Markuse vanematele, kes teevad avaliku pöördumist. Tahan siis öelda nii palju, et Markus on siis kadunud, nagu Aare ütles, homsest siis juba 5 kuud. Et terves Eestis on teadmata kadunud, minul on andmed 43, nüüd Aare siin ütles, et need on 35. See number ajas muutub kogu aeg. Keegi võitis üles teha. Aga et ütleme, et seda on väikse Eesti kohta ikka liiga palju ja sellest tulenevalt peab ka midagi muutuma. Et me tahame oma lapse üles leida ja selleks tuleb midagi teha teisiti, kui on seda tehtud see 5 kuud. Et lihtsalt oodates, toimikuid vaadates ning ikka ja jälle samastest kohtadest otsidest, et me lahendust ei leia. Et ma võin ausalt öelda, et me oleme selle Võru ümbruse niimoodi läbi otsinud. Et ma arvan, me oleme kõik kohad läbi käinud vähemalt 3-4 korda. Ja praktiliselt see 5 kuud, see viimane kuu on jah, sellele Lumele jäänud natukene nagu vaiksemaks, et Lume alt ei ole, aga me oleme ikkagi jätkuvalt, et ükskõik mis vihjega tuleb, me oleme käinud otsimast teda Lätist, me oleme käinud teda otsimast Meremäärt, piiri äärelt, aga see füüsiline otsimine paistab, et sellest lihtsalt jääb väheks.
ja et vahejuhtumitele tuleb läheneda erinevalt, mitte teha üldistusi, et kindlasti ei ole kadunute puhul üldistustel ega eelarvamustel kohta, et teismeliste kadumise kohtume sageli suhtumist, et kullap ise läks. Nii väideti ka umbes meile, kuigi Markus ei ole ilma meie teadmata 2 tundi võib-olla on olnud, kui tal on telefon momendil levist väljas, et me tõesti ei tea, kus ta asub. Ta tuli koolist, andis teada, me jõudsin koju, emps ma tegin nüüd süüa, emps ma lähen trenni. Ta andis meile igast oma käigust andis teada. Et Markus ei ole nooruk, kes oleks niisama lahkunud. Me saime Markusega hästi läbi ja ta hoidis meiega pidevat ühendust. Et politsei peab hindama ka selliseid käitumismustreid, mis annavad kinnitust, et tegu ei ole teadliku kodust lahkumisega. Sellistest oludeks oleks pidanud kohe algatama kriminaalmenetluse. See on ülioluline, sest praeguste seaduste juures võimaldab uurimise ja jälitustegevuse alustamist vaid kriminaalmenetluse algatamine. Et need seadusi tuleb muuta. Et me sooviksime, et Politsei- ja Piirivalveametis oleksid eriväljaõppega inimesed, kes ei tegele kadunud inimesega nagu varastatud esemetega väärteomenetluse korras. Asitõendit ei tohi kaotsi minna seetõttu, et inimest otsib politseinik, kes ei ole ealeski kadunud otsimisega kokku puutunud. Markuse juhtumi puhul sai politsei turvakaamera videoklipid enam kui nädala möödudes kadumisest, mis on minu jaoks selles suhtes tundub ikkagi liiga palju, ja kuna need Võrulinna kaamerad on kõik nii, nagu nad on, kes näitas nurga taha, kes ei näitanud üldse, siis tegelikult 5 kuu möödudes me ei tea kindlat suunda siiamaani, kuhu ta ikkagi lõpuks pöördus sellest viimasest kaameras olevast pildist. Ja üks asi, et esimesel päeval otsingutesse politsei koeri ei kaasanud. Nii ka hiljem seda vaid tänu meie palvele ning vabatahtlike abile saime me need koerad. Ise me nad otsisime, ise me nendega ühendust võtsime. Kõik tulid oma koertega meile väga ilusti appi, et suured tänud neile. Ja kuigi kahtlustati, et Markus võib olla Tammula järves, seda väitis politsei ka meile, et ta võib olla veekogus, et siis tuleb oodata kevadet. Nagu ma ütlesin, et me ei jää ootama kevadet, et kõigepealt otsime muud variandid ja kui ta seal tõesti on, siis leiame me ka selle enne kevadet ülesse. Ja samas, kui ta kahtlustas, et Markus on meil veekogus, ei kaasanud politsei tuukraid ega sonareid, et see sai võimalikuks ainult tänu sihtasutuse kadunud juhile Aare Rüütlile, kes kutsus meile appi Tartu sukeldumisklubi ja mereuuringute OÜ vabatahtlikud. Vaid nii sai selgeks, et Markust veekogus ei ole. Et me oleme selle vist ikka suhteliselt juba välistanud. Ja samas, miks ei võimaldata meile kui vanematele või meie juriidilisele esindajale tutvuda tagaotsimistoimikuga? Et meile on teadaolevat mitmeid vasturääkivusi, mida tahaksime kontrollida, aga me lihtsalt ei saa seda. Meile ei võimaldata siiani tutvuda poja sisse tulevate kõnede eristustega. Meile väidetakse, et me oleme kolmandad inimesed, kõrvalised inimesed, kuigi telefon on mehe nime peal, mees maksab makse. Eks see seadus nii on, aga ma ütlen, siin tuleb siis teha mingisuguseid muudatusi. Ja et vastuseta on jäetud ka paljud teised küsimused, millega kõrgemate instantside poole pöördut oleme, kuid siiani ei ole meile neile vastatud. Ja samamoodi me ei taha kuulda uurija käest lauset, saate aru, inimesi kaob ja jääbki kadunuks. Selline suhtumine ei ole vastuvõetav ei meile ega ka teistele, kelle lähedased on kadunud. Nende kadumiste taga peab olema mingi põhjus. Need inimesed peavad ju kuskil olema ja meie Markus peab kuskil olema. Nii, te kuulsite, kuidas Markus Ansbergi ema ütles kadunute laste arvu, Eestis kadunute laste arvu ja politseinik
oli muutnud neid numbreid, sest ta ei teadnud. Vaevalt, et ta teadis. Ja kuidas Markus Ansberg ema ütles, et neid on siiski liiga palju. Nii olukord on selline, et ma olen ka üritanud Markus Ansbergiga ühendust saada, milleni ma jõuan. Ma olen tegelen nende asjadega, kaugvaatlen psychic mediumship ja nii edasi ja ma panen oma suu, kus raha on seekord. I'm gonna put my mouth money where my mouth is inglise keeles, et ma tegin osa 1, et ma soovingi jätkata selle teemaga ja nüüd on niimoodi, et nendel aegadel, kui Markus Ansberg kadus, ta ütles selles videos, et kaameratega oligi niimoodi, et nii nagu oli ja ma esimeses osas ütlesin, et see oli organiseeritud ja neid kaameralinte on väga lihtne manipuleerida, et neid on võimalik manipuleerida. Ja sellel ajal ei olnud AI ja see surveillance loomulikult oli, neil oli olemas intelligence, Eesti intelligentsiagentuuri intelligence office, aga loomulikult nad rahvaga nad ei jaga seda, avalikkusega nad ei jaga infot ja nüüd on muutunud, see oligi siis, ma arvan, üks viimaseid neid siukseid presentatsioone nende overlords kõrgemate poolt, kus sai inimene ära kaduda, aga peale seda siis hakkasid teistsugused juhtumid, kus lapsi hakati leidma surnuna. Neid hakati leidma surnuna ja pooled nendest pandi kirja suicide juhtumite alla. Et enam niimoodi nahaalselt ei saanud organiseerida, et ma jõuan selleni, miks ma arvan miks Markus Ansberg ja nii edasi, et loeme siin paar artiklit, ma näitan teile, momentito. Siin ennem ei olnud see hea. Okay, entire application, entire screen. Okay, vaatame siin. Ma loodan, et ta näitab seekord. Üks teemadest videost täna. Üks sekund, las ma olen tagasi natukene. Viimsis kadunuks jäänud 6-aastane laps leiti surnuna. Markus Ansbergi ema ütles, et kriminaalmenetlust ei algatatud Markuse puhul. Vaatame, kas selle 6-aastase lapse puhul algatati kriminaalmenetlus. Jah, okei, siin ei ole kirjas. Ma üritasin registreerida, et täisartiklit näha, aga ta isegi pakkunud. Varem pole kadunud lapsi Eestis tapetuna leitud. Juhtumeid, kus lapseealine on jäänud teadmata kadunuks ja hiljem surnuna leitud
vabariigis tänaseni ei olnud, ütleb politseikapten Sergo Eelmäe keskkriminaalpolitseist. 2005 aastal jäi lapseealisena teadmata kadunuks 10-aastane Saaremaa poiss, seda pole siiani leitud. Eelmäe sõnul saab politsei aastas keskeltläbi 10 teadet, kus alla 10-aastane laps on jäänud kadunuks, kuid tavaliselt leitakse ta mõne tunni või päevaga. Juhtumid ja kadumise põhjused on erinevad. Juhin tähelepanu asjaolule, et ei eksisteeri ajalist piirangut, millal võib lapse kadumisest politseile teatada. Teatama peaks kohe, kui on kahtlus, et laps võib olla hätta sattunud, toonitab Eelmäe. Kadumisest teatamisel tuleb politseile anda põhjalik ülevaade, muuhulgas kadumise asjaoludest, millal, kus, millega seoses, kirjeldus koos fotoga lapse suhtlusringkonnast, harjumustest, lapse isiksuse tüübist, absoluutselt kõik asjad, mida nad nagunii ignoreerivad, nagu ütles Markus Ansberg. Nad ütlesid, et inimene läks oma algatusel, oma soovil, kuigi Markus oli kogu aeg, neil oli hea suhe ja ei olnud põhjust et ta kodust lihtsalt minema läheks. Üks sekund. Et varem pole leitud ja nüüd, kui lapsi leitakse nad surnuna. Ja siis teised pannakse kirja, täiesti salastatud arv siiamaani, nii et ei olegi andmebaasi, kust saaks teada, mitu surnud last leitakse Eestis aastas ja mitu suitsiidi last kujutad ette, 10-aastane laps teeb enesetapu, see ei ole normaalne ja siin on isegi artikkel, kus inimene ütleb, et ükski 10-aastane laps ei teeks ei teeks enesetapu, üks sekund, et see pole normaalne käitumine ja laps on liiga noor, et isegi aru saada, et enesetapp teha, et okei, teismelised, siin on üks selline eksemplar, 13-aastane Mattis on endiselt kadunud, tema leiti üles, on ka teisi näiteid, et näidata, vaadake, me ikka teeme midagi, et laps ikka leitakse ka ülesse, et leitakse ikka ülesse ka. Eesti on suitsiidide poolest Euroopas 6. kohal, see on 2017 artikkel, siin on ka 2024 artikkel tegelikult, 2021 oli must rekord Eestis suitsiidide jaoks, et oli väga siukene prosperous, fruitful aasta. Ja ma rääkisin paar sõna John Wedgeriga, keda ma mainisin esimene osa Markus Ansbergis ja ta ütles, et tavaliselt jah, nii ongi, et need lapsed leitakse, et nad teadmata kadunuks ei jää enam, et neid leitakse kuskilt surnuna ja siis tembeldatakse suitsiidina, et mitte alustada kriminaalmenetlust, pole vaja uurida ja elu on siis lihtne, on ju. Ja üks sekund ja tavaliselt ma siis lisasin John Wedgeri jutu käigus, et see on, nemad on arvatavasti siis olnud rituaalide materjal, ma ei taha siin Markuse kohta öelda, sest mul on teine selline info Markuse osas, et teiste laste osas, et kui nad olid rituaalide materjal, et siis nad olid lihtsalt dumped near a church või kuskil, jumal teab, metsas või väga-väga populaarne neid leida uppununa veest.
siin ongi see artikkel, kus ta ütleb, lastel on tihti ka õpetajatega probleeme, millele ei suuda lahendust leida. 10-aastaste laste puhul pole enesetapp normaalne ja konkreetseid enesetapumõtteid neil olla ei saa, ütles Põllu. Enesetapuks peab Põllu sõnul väikesel lapsel, mis on Eestis surmade registris, iga aasta on alla 14-aastaste laste suitsiidi juhtumeid. See on minu lisa, et temal peab selle jaoks tõsine põhjus olema mõni halb hinne või solvumine kellegi lähedase peale. Tavaliselt nii väike laps selle peale ise ei tule ning elu ja surma mõiste pole nende maailmas kindlalt paigas, ütles Põllu. Et Eestis ma tahtsin vaadata, mitu siin alla 14-10-aastaste suitsiidide. Me jõuame nende teemadeni kohe. Nii, siin see on. Suitsiidide osakaal on kõrgeim 10–19-aastaste seas. Üks sekund, vaatame, mis aasta artikkel see on. Eesti on suitsiidide poolest Euroopas 6. kohal. 2017 tegelikult on viimati 2021 oli must rekord, et oli vaja palju materjali, lapsmaterjale ja siis neid leiti surnuna igal pool peale nendega lõpetamist. Üks sekund. Enim suitsiide oli 2023 aastal. Ma ei saa aru, kuidas see siis on. Okei, vabandust, ma lugesin valesti, see on hiljutine 15. oktoober 2024 artikkel, ma vabandan, ma vaatasin valesti. Enim suitsiide oli 2023 aastal 40–59 aastaste hulgas ehk 56 juhtu, järgnesid 60–79 aastased, aga vaatame lapsi siin, 10 on miinimum see aasta, mis on leitud. Ma arvan, et kui on leitud nooremaid lapsi, siis neid leiti surnuna, paar tükki olid vees, ma lugesin. 10–19 aastate seas võtsid endalt elu 10 noort, nii et ei ole täpsustatud, vabandust, mul on mingisugune arhoonide rünnak täna, et ma ei suuda ennast väljendada. Ei ole täpsustatud, mitu nendest siis olid 10 ja nii edasi aastased, et see on päris selline suur vahe. Teismeliste ead on vahepeal. Standarditud suitsiidi kordaja oli kõrgeim üle 80-aastastel. 10–19-aastased 7 tükki. 2023 aastal moodustasid suitsiidid. No täna mul on tõesti suhtlusprobleem täna. See on jama. Ja seda on arvata, sest tegelikult on siin igasuguseid takistusi selle patarei vastu minnes, selle morfogeneetilise
kurjuse patarei infovastane, siis on siin, mul on juba ai ründab ja käin poodides ja masinad kukuvad kokku ja nii edasi, lihtsalt on energiat imeda ja viivitada aega. Et päris paljud inimesed on rääkinud sellel teemal, kuidas ai hakkab juba nagu jälitama inimest, kes tegeleb teatud asjadega. Aga ma ei kurda, see lihtsalt võtab kauem aega, ma vabandan. 2023 aastal moodustasid suitsiidid kõikidest surmapõhjustest 1,2%. Kuigi suitsiidide osakaal on jätkuvalt kõrgeim 10–19 aastaste seas, tuleb arvestada, et selles vanuserühmas esineb muudel põhjustel, näiteks haigustest tingitud surmajuhte oluliselt vähem. Siin jätkub muul teemal, 1 sekund. Näiteks siin Mireia otsingud on lõppenud. 8. mai. Tüdruk leiti surnuna Pärnus mereäärses piirkonnas. Mireia otsingud vältasid hilisõhtuni ning otsingutel olid abiks ka vabatahtlikud, nagu ikka, nagu Markus Ansberg vanemad ütlesid, et vabatahtlikud pakkusid omi koeri. Veidi enne keskööd tüdruk leitigi. Politsei teatel ei ole tema surmas alust kahtlustada kuritegu. Jällegist ei alustatud kriminaalmenetlust ja surma täpsema põhjuse selgitab lahang. Ja nii see asi lähebki alati. 1 sekund, 1 sekund. Et mis siis toimub? Varem pole kadunud lapsi Eestis surnuna leitud ja siin ongi see põhjus, mis ma ennist just seletasin, et kuna varem tänu vähemate kaameratega ja nii edasi, et asi muutuks liiga nagu läbinähtavaks, et siis on nagu hakatud asju teistmoodi tegema ja kahjuks siin nüüd ma pean tõstatama selle asja, et lastekodud ja see on tulnud jutuks mitmeid kordi ja ma mäletan ise, kui ma käisin Keila lastekodu juures väikse tüdrukuna, ma olin vist, ma olin 11. Ja mul hakkas kõhetunne, sest ma olen tundlik hing ja ma tundsin, et midagi väga-väga halba toimub nendes kohtades. Et keegi ei räägi ka sellest, mis toimub lastekodu lastega ja nüüd on uus äri, toimub ka Eestis, mis on väga tihe äri UK-s, on foster parents. Aga see on natukene teine teema. Et pakutakse palka ja saad olla foster parent. Ja see ongi gateway to bad things. Aga ka good things, mõni vaidleb, et siis tulevad appi head inimesed, kes saavad siis pedofiilidel neid takistada, et parem olgu nemad, kes armastavad lapsi, aga okei. Et
lapsi siis leitakse surnuna ja nii edasi, keegi ei tea arvu, sellist statistikat pole keegi isegi nõudnud. Eesti rahvas pole nõudnud seda statistikat, et riik avaldaks, kui palju siis neid lapsi lõppude lõpuks kaduma läheb ja kui palju neid suitsiide siis lõppude lõpuks on, sest väga lihtne on külakolka perel, kes on vaevu suudab piimavalguga isegi mõtteid koguda. See on teine teema, et Eestis on ikka väga-väga halb, siin on orjastatud riik ja see orjastav faktor on see piimavalk, et inimesed on nii muudetud, nii nende meeled ja hinged on nii orjastatud ja kujutad ette, mingi külakolka pere leiab oma lapse, laps kaob ära, ta leitakse surnuna kuskilt metsast või mere äärest või jõest ja nii ongi ja öeldakse nagu Markus Ansbergi vanematele, et te peate aru saama, et inimesed lähevad kaduma ja nad jäävad kadunuks. Mina nägin Eesti Võru politseijaamas seda suhtumist minu selle intsidenti osas. Neil on ma ütlesin nagu esimeses osas Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, bioloogiline robot on ennast paljastanud, nad on paljastanud ennast ja see tuli ilmseks, millised nad olid aasta 2022, kui olid ma ei oska selle nime anda, mis nagu see toimus, see oli huvitav aeg ja kui see uuesti tuleb, see aeg nüüd, ma arvan, septembrist 2026 või nii, siis jälle Humpty Dumptys bioloogilised robotid, nad lihtsalt näitavad oma värve uuesti ja nii ongi, et kuna ma räägin spiritismi aspektist, siis inimesed väga raske on leida seda infot, sest need pered, kelle lapsed on võetud nendelt, nemad ei kuuluta seda internetis mitte kuskil. Nii et täiesti teadmata on see arv, kui palju neid lapsi läheb kaduma ja kui palju enesetapu sooritavad ja nii edasi, et see on kõik seotud Eesti asukohaga ja miks seda materjali on pidevalt vaja, sellist adrenochroomi ja sellist materjali, et see riik täielikult üle anda ülemustele ja neil on pidevalt materjali vaja ja ma vaatasin siin ka neid saari, sest igas riigis on oma Epstein Island. Kuigi ma arvan, Epstein ei olnud nii hull, ta lastega ei tegelenud, ta tegeles seal teismeliste tüdrukutega. Lapsed on väga erinev teema. Lapsed on, me räägime siin ikka lastest, pisikestest lastest, see on väga-väga erinev teema. Aga Epstein saari on igas riigis ja Epsteini taolisi tegelasi või John Podesta taolisi tegelasi on igas riigis. Ja kes on Selver tegelasi on Eestis väga palju. Ekspress Grupp ruulib ja sellepärast need arvud ongi salastatud. Ja ma tulen tagasi selle juurde, ma kogun mõtteid. Eelmine kord tuli Nine of Wands Markus Ansbergil.
vaatame, kas see on, näitab. ja ma mõtlesin selle Nine of Wands reversed tagurpidi peale. ma üritasin temaga ühendust saada ja siis hakkas kõik selginema ja ma sain aru, miks Markus Ansbergi ema ei tahtnud alla anda enda poja otsingutel. ja miks politsei absoluutselt ei näinud absoluutselt vaeva, natukene nägid show jaoks, sest Markus Ansberg oli elus veel tükk aega. ja ma üritan aru saada, kas ta on veel elus. Hermit tuli eelmine kord ja see oli ka. see oli teine olukord Markus Ansbergi osas. ta oli väga rahulik, kui ta auto peale läks või pandi. ma nägin ühte inimest, aga teine inimene võis ka olla tagaistmel. ja väga rahulik oli kõik. teda jäeti väga-väga rahulikuks. väga-väga rahulikuks jäeti teda. see missioon oli, et see inimene jätta väga rahulikuks. ei toimunud mingit piinamist, mitte midagi. aga kahjuks oli see tulevik selline teistsugune. ma olen seda tehnoloogiat ennem näinud, kuidas inimene rahulikuks jäetakse. teda tuleb ainult puudutada, ma olen seda näinud. ja see on selline puudutav tehnoloogia. Neil on midagi sõrmede otsas ja see inimene jäetakse väga-väga rahulikuks ja ma olen näinud seda, kuidas seda on kasutatud inimeste peal ja inimesed nagu lähevad poolhalvatud seisundisse. ma nägin seda tehnoloogiat, kuidas üks vabamüürlane, kes väitis, et ta on 600 aastat vana ja tema soovib teha rituaali, Knights Templar rituaali, kuninganna rituaali ja ta kasutas seda tehnoloogiat ja inimene muutus väga-väga rahulikuks. nii et Markus oli väga rahulik ja ma arvan, et ta viidi riigist välja. ja miks valiti ta, oli, ma näen, et ta jäi silma teatud autoriteetidele ja see algas Võrust ja see oli midagi seoses selle elamiskandiga, aga eriti oli see seoses ka mingi isa poolt aetud olukorraga, et isa tegeles millegiga. ja see poiss jäi silma
ja kuna ta oli päris selline aktiivne ka internetis selle ajastu ajal, siis see lihtsalt lisas sellele vunki juurde kogu sellele soovile, et see poiss saada. Sellepärast Markus Ansbergi ema ütles, et ta ei anna alla ja ta ema süda tundis, et ta poeg on elus. See, mis ma nüüd räägin, ei ole mingi teiste inimeste jutt, AI nõidade jutt, kes ütlevad, et inimesed ei kao, nad ise lähevad. Me teame, kes seda ütles, see oli üks AI nõidadest, mis on päris vastutustundetu actually. Üks moment. Ma tegelikult näen asju ise, siin on teised AI allikad öelnud, et kaardid ei räägi tõtt. Tegelikult, kuidas asi käib, on näed ennem ja siis lihtsalt kinnitad kaartidega ja näitad teistele inimestele. See on nagu lihtsalt see sõnumitooja. Tegelikult ikka toimub kõik sellest, mida nagu näidatakse, aga kaardid lihtsalt kinnitavad. Ace of Cups. Et ma ütleks, et see source, miks see algas, oli Markuse isa poolt. See rajoon ja see, et ta jäi silma. Ja ta oli elus tükk aega. Ja ta praegult on võib-olla kehaliselt elus, aga tema hing on vangistuses. Et liiga vara anti alla, leida see poiss. Ja seda oli näha, kuidas politsei selle asjaga tegeles, sest loomulikult töötati vastu. Ma ei taha ärritada vanemaid. Miks me räägime nendest asjadest? Me räägime nendest asjadest sellepärast, see puudutab kõiki. See puudutab kõiki, see puudutab riiki. Ja need asjad toimuvad hetkel edasi, aga neid on lihtsalt maskeeritud ja serveeritud teistmoodi. Ja ma arvan, et need toimuvad isegi tihedamalt ja suuremas mastaabis, kui aastas on 7 juhtumit, 70 juhtumit, nii et asi on päris tõsine. Inimeste tähelepanu juhitakse pidevalt mujale, muu jamaga, aga me peame aru saama,
et tuleb ärgata hingelistel inimestel ja tuleb ühineda, sest mitte keegi ei saaks sellest asjast aru ennem, kui see ei juhtuks nendega. Loomulikult hingeline inimene saab kohe aru, tal on see südame tunnetus on nii tugev, et ta suudab nagu aru saada, et see on noh, see võiks juhtuda igaühega iga kell. Ja seda tuleb teha. Nii et ärge kartke. Näitan. Vabandust. Ja siis ma tavaliselt saan kinnituse oma teooriatele, mis võis juhtuda Markus Ansbergiga. Ja ma lisan lingi, see on pärast, kui ma üritasin aru saada. Ma nägin ka, kuidas auto sõitis väravad sellel majal. Ta oli metsa sees. Ja ma sattusin sellise video peale Anneke Lukas, kes oli trafficked laps sex worker Rothschildide ja Rockefeller poolt groomed ja kes oli voodis Rockefelleriga, kes ta enda tiiva alla võttis. Ma nägin seda palju rohkem kauem aega tagasi, kui ma nägin, kui ma sain kontakti nagu, mis toimus selles olukorras. Et kuidas ta jäeti rahulikuks ja mitte mingit piinamist ei toimunud ja nii ja hoopis viidi kuhugile mujale. Ja kuidas ta oli ikka elus tükk aega. Ja huvitav on see, et Almo tuli siia. Alma tähendab hing. Tema tuli siia. Tema oli 5 nädalat kadunud, see kass. Ja ta nüüd tunnetab, et teema läheb kuidagi täpseks. Teema läheb täpseks. Ja see on, mis right, nii nagu ma ütlesin, ma sattusin video peale üpris hiljuti. Anneke Lukas oli siis trafficked laps seks töötaja. Ta oli ainult 10-aastane ja teda treeniti päris tükk aega. Ja need inimesed, kes olid tema võimsuses, tema hoidsid tema üle võimu. Nad olid nagu ka sellised hooldajad ja vanemad ja seal oli päris mitu inimest oli seotud ja üks nendest inimestest oli Rockefeller, kes ei olnud tegelikult autoriteediga inimene, sest kui nad said kokku Evelyn Rothschildiga, siis tuli ilmsiks, kes olid tõelised ülemused ja Rockefeller ja paljud sellised, isegi Rupert Murdoch ja nii edasi. Nemad on ikka alamad, seal on suuremad tegelased, kellele nad peavad vastutama. Samuti, kuhu ta sõidutati.
see ei olnud kaugel, see koht. See oli alla tunni, ma ütleks isegi 3/4 tundi, sõit 0,5 tundi. Metsa sees suured väravad, hoiti rahulikuna, ta oli väga-väga rahulik ja see ongi see, mis see tehnoloogia teeb. Ja neil on kõik olemas, neil on igasugused mänguasjad, igasuguseid asju on neil. Et Markusel oli väga eriline roll ja tema viidi riigist välja. Ja ma kuulsin mitmeid keeli, ma kuulsin inglise keelt. Palju rääkimist ma alguses isegi ei kuulnud, aga lõpuks kuulsin ma inglise keelt. Ka eesti keelt ka. Eestis on kahtlased tegelased, kes on päris võimsad tegelikult maailmsel platvormil. Ja kui me räägime siin juba nendel teemadel, siis on igasuguseid imelikke tegelasi. Nii et tuleb väga ettevaatlik olla, kelle loojate kooli te saadate oma lapsi. Ma tulen Markuse juurde tagasi. Kuna tegemist võib olla selliste tegelastega Eestis ja tavaliselt sellised tegelased ei tööta teie lapse kõrgema heaolu jaoks. Sellised loojad ei tegele teie lapse kõrgema heaolu jaoks. Nemad lindistavad andmeid ja nemad edastavad enda ülemustele, nii et olge väga-väga ettevaatlikud, sest minuni on jõudnud info, et teatud allikad olid selliste asukohtade juures. Ja siin tuleb väga ettevaatlik olla, kuna kui me usume igasuguseid inimesi, kes tegelevad inimeste huvides, siis kahjuks kõik need inimesed peavad neid raudkangete rituaalides osa võtma. Igaüks nendest, me räägime kõigist inimteenritest. Kui nemad on kuidagi seotud, siis seal on raudkanged rituaalid ja allikaid on nähtud seal. Ja on kindlasti igaüks, kes on osa kuidagi nendega, siis seal on, ma tean, mul on öeldud, kuidas need rituaalid toimuvad, pannakse silmakatted uuel liikmel ja need hetkesed liikmed seisavad reas. Igasuguseid on neid rituaale, on ka alfa koeratreening, nõnda nimetatud, mis on plaksutamine ja jalgade trampimine, aga see on rohkem kirikus, kus lauldakse koos. Et kui te jälgite inimteenreid, siis on kahjuks nad enamus teinud need rituaalid ja nemad on liikmed, nii et olge väga-väga ettevaatlikud, kelle juurde te oma lapsi saadate, sest need inimesed on inimteenrid ja kui neil on mingi info ja andmed,
siis kasutatakse see info ära, lapse osas olev info. mis on kogu selle point nüüd? kogu selle point on see, et kõik need asjad juhtuvad tänu üha kasvavale pimedusele, rahvapimedus ja seaduste muutmise asemel tuleks inimestel enda prioriteedid muuta, mille nimel nad võitlevad. nii et tuulikute vastu võitlemine ja maksude vastu võitlemine ei aita, kuna eliit on bioloogilistele robotitele, keda ei pea isegi kloonima enam ja kes paljunevad ise, elu andnud ja neil on õigus nendelt elu ära võtta. nii et nüüd on see moment, et tõeliste hingedega inimestel tuleb aktiveeruda, aru saada ja tuleb prioriteedid muuta ja hakata tõesti vaatama neid asju, neid probleeme, millest ma hetkel räägin. et kui hakata õigeid küsimusi küsima, siis ma arvan, need asjad ei lõpegi ära. siin jäävadki üha uute sükeste teatrimetoodikatega ja mängudega jäävad lapsed kaduma ja leitakse surnuna. nii et see asi, siin tuleb, kui ma vaatan, kui ma käisin piusakoobaste juures, ma sain aru, et ainult hetkeks meie olime selle vaatealuse billboard number 1 hetkeks. Aga ülejäänud hetked on kahjuks teatud lapsed Eesti riigis, kellel on võimed. siin jälgitakse lapsi, kas te saate aru minust? siin jälgitakse teatud lapsi ja neid lapsi jälgitakse selle jaoks, et nad kaoks varsti. see aasta läheb päris palju materjaliks, nii et palun võtke ennast kokku, saage aru, et see võib olla teie laps. ja Eestis on vananev riik, mortality rate on out the fucking window ja siin ongi extinction toimub, inimkonna suremine ja vananev, kahanev riik ja siin on päris mitmeid jälgitakse, ma nägin Eestis lapsi, et neid tulevasi ohvreid, neid sündmusi tuleb ennetada nüüd. me peame midagi tegema ja rahvakarmat peab puhastama. ja ma ütlesin esimeses osas, et rahvas on nii passiivne. siin mõni soovib, et kõik oleks arukad ja nad on nii nõrganärvilised, nii nõrga hingega inimesed, et kui sa räägid natukene kõvema häälega, see on kohe kiljumine, karjumine. Need on nõrgad hinged, need ei ole mingid loojad. et siin nagu on rahvas nii hüpnoosi all, nii passiivne, et see on katastroof. see on, kui päris aus olla, see on katastroofiline. ja ma tegin siin prognoosi ja siin jah, läheb asi, palju materjali läheb tarvis varsti. see kõik alles algab 2025, nüüd on jaanuar. ja see alles kõik algab.
nii et tuleb ennetada ja tuleb suurt puhastust teha ja kes on hingetu magaja siin ja kes on tõelise hingega inimene, kelle eest tuleb välja seista ja looduslaste eest välja seista, kes tahavad looduslastel, et jätkaks masstapmine ja see piinamine, see on kõik ühendatud, kõik need teemad. Et see rahvakarma on ikka, see on väga halvas seisus. See on halvas seisus ja siin tuleb kiiresti puhastama hakata, muudatusi teha, kardinaalseid isiklikke elustiili muudatusi ja mitte olla mingi poolpraetud passiivne mumbling, mingi zombi, et siin tuleb ikka, noh, siin tuleb tegutseda tegudega, mitte rääkiv bioloogiline robotpea, liiga palju rääkivaid päid on, et ikka tegudega ja noh, siin oleks hea, kui oleks mingi juriidilise tagapõhjaga eksperdid võtaksid osa ja paneksid mängu enda teadmised ja aitaksid inimesi, nagu näiteks neid vanemaid,